Üks hea moodus anda oma kodule uus hingamine on kasutada mõnd uut värvi, näiteks meie hakkame siin söögitoas värvima seda seina, aga millist värvi valida? Võtab ju silmest kirjuks. Mina olen appi kutsunud endale Meelise. Meelis, ma saan aru, et teie olete selle raske töö juba ära teinud, toon on välja valitud, kuigi see ei läinud vist kõige lihtsamalt. Noh, nii ja naa jah, et siin algselt oli sein siis halliks värvitud selliseks heledaks, aga tundus selline igav ja taheti sellist ubasust ja kontrasti lisada. Ning millest alustada ongi seesama, et hakkame pihta, et milline see lõpptulemus on, ehk siis toon. Ning nagu sa juba mainisid ka, et neid toone on tõesti väga-väga palju, siis toon kõigepealt valiti siis Field & Colori värvikaardist ning siin on, kuigi siin on isegi suured laastud tegelikult. Jah, aga tegelikult ega sa aimu ju ei saa, kui sa vaatad sellist pisikest, ütleme pangakaardi sugust ja siis hakkad ette kujutama, kuidas oleks kogu see sein. Väga keeruline. Ja siin nüüd jällegi tuleb appi selline asi nagu color test värv, ehk siis saad toonida endale sellise tooni ning hea soovitus on just see, et värvida ta suuremale pinnale. Kas nüüd kohe seina peale pärast seda üle katta võib-olla on jälle keeruline, et võib-olla siis sellised suuremad no see on A3 paber, ütleme. Kas paber või papp või kipsplaat. Ja siis vaadata, panete niimoodi vastu seina vaadata, et kumb siis nagu mulle meeldib rohkem, on ju. Ja tegelikult ma saan aru, pererahvas oli ka väga nutikas, et ta tegelikult hoidis seda pikemat aega see seina peal. Et erinevas päevavalgus, õhtuvalguses sai nagu näha, et milline see toon siis tegelikult on, sest et valgused on meil erinevad. Ja niimoodi siis käib, on ju? Ja niimoodi ta käib ja tegelikult mis veel juhtus oli see, et meeldis küll see toon, aga natukene heledamat. Ning nüüd me siis läksime veel edasi ja võtsime siis sümfoni värvikaarti, kus me siis lihtsalt võtsime sellest konkreetsest toonist lihtsalt ühe tooni võrra nagu heledama. Sellest nüüd veel üks tooni võrra heledam? Üks tooni võrra, jah, ühe tooni võrra heledama ja see on nüüd see õige toon. See on nüüd siis see, millega me hakkame täna värvima? Täpselt nii. Aga mis värv see on siis? Täna me valisime sellise seinavärvi nagu Wall 7. See on nüüd selline üks kõige parem kompromiss puhastatavuse ja läike vahel. Et meeldib vaadata sellist matti pinda, aga samal ajal, kuna tegemist on ikkagi sellise söögitoa osaga, on vaja teda aeg-ajalt puhastada. Teisalt jällegi, kui on nüüd sellised veel tugevamat puhastamist vajavad pinnad, näiteks ma ei tea, pliiditagune või kraanikausi tagune, siis on veel näiteks Wall 20 ja mis on nüüd siis Greenline sarjas ja Greenline sarjas on tegelikult veel teisigi värve, on selline matt seinavärv, mis on näiteks elutubadesse, väga ideaalne. Siin on meil laevärv. Laevärv, siis on veel põrandavärv, mööblivärv, nii et tegelikult seal Greenline värvi valikus või Greenline tootesarja valikus on teisi tooteid veel. Nii, ja Reiga nüüd on juba hoogsalt tööd alustanud ja esmalt me kõigepealt teipisime ääred ära, katsime pinnad kinni, mida me ei taha värvida ning kuna tegemist on sellise söögitoa seinaga, siis me ka pesime ta sellise Special Cleani pesulahusega. Iga kord seda vaja ei ole, aga köögipindadel küll. Ja värviks kasutame Wall 7, mis me siis juba nagu rääkisime ka, on selline matt, aga piisavalt pestav. Ja Reigo kasutab siin nüüd sellist Ansa spetsiaalset seinavärvimise rulli, mis on täpselt õige karva pikkusega, mis kannab siis õige koguse värvi pinnale ning jätab ka sellise õige struktuuri. Ning praegu on ka selline asi, et ta kasutab küll väikest värvivanni, aga Ansal on olemas selline tõsisemateks töödeks ka suure mahutavusega värvivann, kus on siis veel sang, mida sa saad tõsta ja saad kasutada seda ka sellise värvimisalusena. Ja praegu on näha, et see värv on ühte tooni, aga ta kuivades natukene muutub, nii et selles mõttes ei tasu nagu ära ehmatada, et ta läheb täpselt sellist tooni, nagu ta värvikaardis on. Nii nagu inimene välja valis. Täpselt nii. Neid nippe asju tegelikult on nii palju, me ei jõua seda kahjuks kõike siin ära rääkida praegu, aga Tikkuril on olemas koolituskeskus on ju, ja ka veel tasuta värviliin. Jaa, täpselt nii, tasuta värviliin 12.011, kuhu siis võib helistada, me anname seal tasuta nõu ning koolituskeskuses on võimalus tulla ka tasuta konsultatsioonile. Tasuta värviliin, koolituskeskus, need on meil märksõnad, aga siin me ei ole veel lõpetanud. Kõigepealt üks kiht peale, siis laseme kuivada. Kui kaua? Laseme kuivada umbes selline tund, paar, siis ta on piisavalt juba tahe ja teine kiht peale ja ongi valmis. Ja oletegi andnud, nagu siin perekond, söögitoale täiesti uue ilme. Proovige siis teie ka oma kodudes.
nägemist.